hea. Noh, normaalne. Muidugi. See läheb juba. No nii, hommikune liin on tehtud ja nüüd on Liisa juba uue liini radadel Tartus. Kõik läks hästi ja kõike läheb hästi, sest kui inimesel on suur soov ja tahe, siis kõik on võimalik. Ja eks alguses on ikka ka takistusi, millest Liisa kergusega üle lendab, abiks kogenud bussijuht juhendaja. Keskel 4-5. Minu liin. See on minu liin. Mulle meeldib. Mõnus. Rahulik. Suured lauged pöörded ja selline sobib mulle. Liisa otsustas olla 3 päeva bussijuht Tartus. Tubli ettevõtmine ja enesele tõestamine. Liisa ei ole aga pärit Tartust ja seega orienteerumine linnas võtab päris kõvasti energiat. Noh, ei ole midagi, näed, sul on juba 3 liini on tehtud täna. Mis ma räägin? Ei oska midagi rääkida. Nii on. Bussijuhi elu. Tore elu. Jah. Ma ei oleks elu sees arvanud, et mina sõidan Tartu kesklinnast läbi linaliiniga. In your dreams, nagu isegi mitte unistustes, isegi mitte unenägudes, isegi mitte kuskil pole olnud sellist asja mõtet. Homme ei usu. Kui ei näe, siis ei usu. Osades kohtades on need essid, kõikides ei ole. See küll kihutab. See on seesama tüüp. Nüüd ma tahan küll puhata. Aitäh, Liisa!
et sa meile pai tegid, sinu ustavad häärekivid. Nojah, eks ta väsitab ikka esialgu. Kogu aeg muudkui õpid ja töö käib, aga sellega harjub ära. Kui siit selles rajas väljakad minema, siis sa pead jälgima, et su vasak külg tüü oleks, siis sa pead kergelt ninaga minema üle selle vastassuunal ööd. Sa püsid selles rajas, kus see kollane on. Aga kui sa keerama hakkad, kui sa niimoodi ilusasti keerad, et sa vastu äärekivi keerad, siis sul läheb nina läheb seda seigi ole kergelt. Ja teine bussi, mõnikord laseb, mõnikord ei lase, võib-olla tundub sul isegi umati külma. Stažööri elu. Aga peatus jääb mul ikkagi siia kohe. Mõtlen sulle. Ta annab sulle teed. Järgmine peatus Aida. Palun registreeri sõituvasti juures iga sisenemise. Tavaliselt on siin hea Big Fouri tsükkel, et kui taga läheb rooliseks ja sul läheb rooliseks, siis sa jõuad ilusti üle. Inimene tegi sellest. Tere! Supli. Mitä? Oetus läbi! Stažööril läks väga hästi, natuke harjutamist ja on suurepärane jutt. Baas on tegelikult väga hea. On küll, jah. No õhtupoole läks paremaks, eks ta harjus seal ja hommikul ikka närv sees, et ei ole harjunud esimene liin, uued asjad. Pärast, kuidas tal minuga koostöö sujus, see on ju kõik, mis ajab natuke närvi ja pärast sai käima selle asja. Kas Liisal on bussijuhile vajalikud isikuomadused? Ma arvan, et ikka on päris sõbralik ja rahulik ja lahke ka, eks ülejäänud asjad tulevad hiljem välja. Ja kas sina lubaksid Liisa iseseisvalt juba linna liikvele?
minu pärast minge võid ära, kui ta tunneb, et on kõik korras. Ei, võib küll saata, jah. Saab hakkama küll. Tubli tüdruk. Ja juba ongi käes teine tööpäev. Liisa on kenasti välja puhanud ning sammub reipalt Tartu kesklinna poole. Tuju on hea ja vaim on valmis. Seekord on Liisa see, kes võtab vahetuse üle bussipeatusest. Ja kusagil siin ootab teda tänase päeva juhendaja Terje. Tere Liisa, lähme sõidame. Lähme allapoole, see buss tuleb allapoole kindlasti. Peatus on nii pikk, nädala sees või nädalavahetusel ei ole probleemi, aga kõikides peatustes võimalikult lõpuni välja, sest näiteks nädala sees sul tuleb lõõts ja selja taha samal ajal. Et kõik nagu ilusti ära mahuks samal ajal, et alati võimalikult peatuste lõppudesse välja. Nii, nüüd tuleb Jose, paneb vahetama ennast. Tere! Nii, Jose märgib ära, et vaheta juhti, mina login ennast tööle. Tema logis välja ennast. Bussil on korras kõik? Väga super. Aitäh! No, olgu. Tšau! Hea foor on punane, saab kiirelt ennast valmis sättida, sest juba on pluss 1,5 minutit ja me juba kohe lähme. Terje kasutab sellist strateegiat, et ta näitab ühe liini ise Liisale ette. Et siis oleks tal lihtsam, kui ta roolis on. Nii saab Liisa vahetult jälgida, kuidas juba kogenud bussijuht tegutseb. Et sealt väljas, kui sisemist reast lähed, et siis on jah hea lasta nagu siit vahelt kõik välimine rida nagu minema, et sa saad selle nina välja lasta ilusti. Aga siit poolt minna, siis mahud ilusti pöördele. Bussijuht mõistab bussijuhti ja veokijuhid ka üldjuhul, et need on nagu selline, kuidas ma ütlen, see eeldamine nagu halb sõna, selles mõttes sa eeldad, et sul bussijuht kõrval annab sulle teed, alati usalda, aga kontrolli. Et samamoodi on ringteede peal ja antakse üksteisele teed ja tehakse igasuguseid selliseid, need on need kirjutamata reeglid ja üksteisele see vastu tuleks, sest me igapäevaselt oleme ju nendes samades situatsioonides ja päästame üksteist välja. Täitsaga on äge. Ja on meie äge kõige suurem bussipeatus. Isegi bussiaed on suured pandud seal. No täpselt nii. Siin on see hea koht, et esimene auto läheb valest kohast pöördele üldse, tegelikult see on ühesuunaline tänav. Just ta peaks kõrval reast minema, võt see on see hea koht, kus nad siia trükivad siia kõrvale külje alla, et siit sa ei keera tagumikku neile vastu, et võimalikult pikalt maksimaalselt välja, sest äärekivi on ka siin kaunis kõrge sealt üle tulla. Terje vaba ja sõbralik olek ning kindel roolikeeramine annab Liisale palju enesekindlust juurde. Õppijale fantastiline liin, kusjuures mina vist, mul esimesed ringid olidki liini number 9, kui ma kunagi alustasin. Siis oli ka niimoodi, et kuna augusti lõpp oli, kui ma stažöörima tulin ja siis oli ka hästi palju oli ümbersõite ja siis need situatsioonid, kus sa oled täpselt, ma nagu nii hästi mõistan sind selles mõttes, et sa oled niigi krampis, kõik on uus, eks ole. Tartu linna hea küll ma teadsin, eks ole, aga nüüd need ümbersõidud, kuidas suure sõidukiga nagu minna sellele ümbersõidule niimoodi, et sa midagi ära ei lõhu, eks ole. Ja siis minul tuli näiteks üks memm tuli pahandama. Meil oli täiesti, me olime 7 minutit ajast maas, aga kuna oli ümbersõit, sealt läks selline 2-3 minutit kaduma ja siis me rongi taha raudtee ülesõidu koha peal ja siis see proua tuli maru tigedalt, et jube tore lobiseda siin, et kolleegiga, et äkki peaks ikka tööd tegema. Ma olen õpilane, ma alles õpin, eks ole.
ja noh, iga kord ikka buss hilineb, et ta ikka räuskas ikka korralikult. Ja siis ma nagu viisakalt inimesele seletangi, et et esiteks ümbersõitjad, rongi taha jäime välja, kõik ilus, kena, tore, siis see proua nähvas mulle. See ei ole mingi vabandus, et rong tuli. Ja praegu hea situatsioon. Ees on buss, ei ole veel läinud, lased võimalikult lähedast, mul on selja taga veel buss, kui sa vaatab peeglisse, mul on selja taga tuli veel üks buss. Et see ongi nagu see koht, kus võimalikult maksimaalselt peatuse ruum ära kasutada just selle jaoks, et kui sa ei tea, sul võib-olla ei jõua märgata seda, et sul tegelikult keegi tuleb veel selja taha. Jälgi, et kui sul see üks buss eest ära, et sa tema sabas nagu tuules koos minemine, sest võib-olla selle bussi varjus on veel inimene, kes ootas tegelikult sinu bussi ja ta ei märganud, et buss tuli selja taha. Näitan sul nüüd ühte asja veel, mida vähesed bussijuhid kasutavad. Terje on justkui sündinud õpetajaks. Tal õpetussõnu ja nõuandeid jätkub kauemakski. Et alguses oli just see, et kui sa nagu proovid ja püüad aja, sa näed, et sa jääd sellest ajast maha, et sul tekibki nagu see tunne, et kas ma ei saagi selle tööga hakkama, et ma näen ainult, et järjest see hilinemine nagu läheb suuremaks ja suuremaks, et kas ma ise teen midagi valesti, kas ma saaks ise midagi paremini teha selle jaoks, et nagu olla kiirem või täpsem, aga lõppkokkuvõttes, kui sa hakkad juba aru saama, kust need liinid on, sa hakkad nägema juba erinevate peatuste vahesid, et näiteks siia on 1 minut vahele antud, siia on 2 minutit, sa tead, et ma olen siin pluss 3 minutit, siis ma tean seda, et ma järgmises peatuses on mul see peatuste vahe 2 minutit, ma saan sealt minuti juba tagasi. Et see juba liini tundma õppides, sa saad aru, et mingis kohas sa lihtsalt paratamatult jäädki maha ja kui on ummik, sul ei ole midagi teha, see ei tulene sinust. Ikka tahad ju tuled algul, et oi, ma nüüd teen kõik töö ära, aga ei. Mina käin siin, teen oma hobi ja saan sellest raha. Mulle nagu tegelikult väga meeldib, tõsiselt väga meeldib, et eks ole ikka neid situatsioone, mis liiklus on see siis jalakäija, on see teine sõidukijuht, et eks ikka paneb vanduma hambaid krigistama, aga see on nagu paratamatus, et päeva lõpus on oluline see, et buss on terve, et reisijad on terved, kõik õigesse sihtkohta saanud ja et ma jõuan õigel ajal koju ilusti. Uksepidur ju, et kui sa uksed lahti teed, siis ta võtab sul pidurid kohe peale. Sa ei saa enne koha pealt minema, kui sa gaasi ei vajuta. Aga mina näiteks alati tipin kõigepealt korraks lihtsalt varbaga gaasi, et ta laseb selle piduri maha ära ja siis ma hakkan kiirendama alles, et ei tekiks nagu seda, nii kui ta selle piduri nagu lahti laseb, et sa nagu jõltsuga läheb minema. Minema lähen, siis ma kõigepealt vajutan korraks varbaga, ta laseb piduri maha ja nüüd ma hakkan kiirendama. Ja jõuamegi esimese sõidu otsa lõppu, siis lähme veel teise otsa tagasi ja siis vahetame kohad ära. Proua lõpppeatus! No igatahes on Liisa varustatud nüüd täiesti esmaklassiliste teadmistega, mida nüüd praktikasse saab rakendada. Jälle ma olen siin!
siin annab teed. Mul see kaart. Tuli. Ka vaata, siin on väga ääres ära sõida, siin on ka postid päris ääres. Et selline võimalusel hoia selline natukene keskjoone lähemale. Okei, ma saan siis kohe alguses selle kitsa lõigu ära teha, enne. Just. Nii, peatus, kedagi ei ole. Meie maha ei taha minna. Ei taha või? Ei. Ma küll tahaks. Ei ole hullu. Tuleb paremaga rist kohe. Taha. Op. Pigem ikka järgmine rist ka, et ikka hoop päris maha võtta, et nad suht piiratud vaateväli on, tulevad jah, et mõni võib-olla tuleb päris hooga. Aga nüüd on ka vaata peatus ei ole, et jälgi kindlasti aega, et sa punases ei ole. Väga täpselt sõidad praegu ajas. Sellepärast, et inimesi pole. No, ideaalselt graafikus püsid ka siis, kui reisijaid ei ole. No täpselt. Ma ka eile nagu sain sellest aru, et ainult siis püsid graafikus ideaalses. Jah, tegelikult see on ka näiteks üks asi, millele tihtilugu nagu inimesed ei mõtle, et tegelikult päris korralik tamp on taga nagu, et sa ei saa nagu niimoodi lihtsalt, et ma nüüd kulgen rahulikult, et... Nii, otsa veel, jah? Jah, just. Tahaksid Tartust ikkagi nagu lahkuda nii, et ei jääks mingid damage'id maha minust. See on see post, mille Liisa maha sõitis. Jälgipeeglist torusid. Päris suure kaarega. Väga ilus suure kaarega. Pigem suurega kui väikse. Jumal õige. Väga ilusti. Väga ilus. Kuidas sul nüüd ajaga on? 54. Juba pluss minut, jah. Võin minna kohe ära? Ja, muidugi. Rahvast peale sa ei võid kohe minna. Sul on ka need mõlemad 3 ja 11 tulevad sul külje peale keerama kohe. Tema on samamoodi praegu tõenäoliselt, sõidukajuhid lähevad, suruvad ennast sinna vahele, aga tema jääb tõenäoliselt oma pööret ootama, et siis ka samamoodi, et hoia natuke tagasi, et lase tal see nina välja susata sinna ilusti. Ise selle vahel. Mingid vapruse värinad on sees. Võib-olla sellised uued lõigud jälle, mida läbida, et kui juba tuttav tee on, see on kindlasti lihtsam. Aga ettevaatlikult siin on hästi ära vajunud luuk, lase hästi vaikselt läbi sealt.
väga ilus. Nagu päris. No tõesti tubli! Buss liigub kenasti ühes tükis peatuses peatusesse ning inimesed saavad koos Liisaga sõita sinna, kuhu vaja. Oota, ära peegel, stopp. Aidate kaasa sellele, et inimesed oleks õigel ajal õiges kohas. Nii kaugele ei jäänud. Ja selleks korraks ongi saade jälle läbi. Kuid Liisa seiklused ikka jätkuvad. Ees ootab maakonnaliin ja lõõtsbuss. Järgmiste osadeni.